siis nüüd on meil võimalus natuke põhjalikumalt süveneda sellesse, kuidas on seotud õnnelikkus ja keskkonnahoid ja ma palungi siia Grete Arro, lava on sinu päralt. Ole lahke. Nii, ma võtan selle mikrofoni ja panen ta ka sisse. Nii, vist on sees. Väga tore. Ma tundsin, et ma siin puldis ei suuda niikuinii seista. Tere hommikust! Rõõm teid näha ja rõõm on siin olla. Rõõm on näha nii palju tuttavaid inimesi ja mõtlesin küll, et mida on küll minul teile uut öelda, mida te juba ei tea. Aga me räägime tõesti täna natukene teise nurga alt kui tavaliselt ja see võiks olla nagu üks lisandus või üks selline väike terakene sellesse teadmisse, et mida me tegelikult saame ära teha keskkonnahariduses või keskkonnahariduse inimestena. Ja et äkki see nagu täiendab kõike seda, mida me teame, mida me muidu teame. Ja üks asi, mis on mind pikalt intrigeerinud, on selline küsimus või selline vastuolu, mida me näeme võib-olla kõik meedias ja mis on selles avalikus keskkonnadebatis, kus siis väga erinevad inimesed sõna võtavad, kuidagi nagu kerkib esile pidevalt. Ja see küsimus on siin niisama all, et teid mõjutada vaikimisi, seda ärge praegu vaadake, see lihtsalt mõjutab teid niimoodi natukene. Aga et mis vastuolu te olete tähele pannud? Kas te olete tähele pannud keskkonnadebatis ühte vastuolu? Pidevalt kerkib esile. Võib-olla on seotud sellega ajakirjanike endi mingisugused hoiakud, aga siis tuleb midagi pähe. Igaüks võib vaikselt mõelda. Te ei pea koha pealt karjuma, aga äkki te mõtlete, et mis see umbes võiks olla. Ja mina olen märganud sellist vastuolu. Et see, mida inimesed vajavad, et elada, läheb vastuolu sellega, et hoida keskkonda. Eks ju, et aga, me võiksime seda keskkonda hoida, aga me läheme siis hästi õnnetuks. Eks ju. Ja võib-olla te olete kuulnud umbes selliseid väiteid, et võiksime küll hoida, aga majandus tuleb enne, võiksime küll hoida keskkonda, aga inimesed ei ole nõus oma elustandardit ju langetama, eriti keskkonna nimel. Ja kõik tahavad ikkagi ju teatud tüüpi eluviisi ja seda vahel laiendatakse ka neile, kes ei ela meiega samas riigis, vaid elavad kusagil mujal. Kes on seda kuulnud? Midagi sellist? Kes arvab, et see on tõsi? Ühte kätt vähemalt. Et tõesti me pole nõus millestki loobuma. Ja nüüd vaataks natuke teise nurga alt. Mis et ütlen igaks juhuks, et see taimer siin edasi ei liigu. Et selles mõttes, mis muidugi on väga hea, sest siis ma ei kavatsegi lõpetada. Kogu aeg jätkuvalt 45 minutit. Et teiselt poolt kujutame ette ühiskonda, kus on rahuaeg, ühiskond enam-vähem toimib hästi, nii nagu ta võiks toimida. Vaadake, mis sellest nimekirjast võiksid olla hea elu tunnused? Kas midagi väga tähtsat on puudu? Kas midagi võiks välja visata? Kas jätaks midagi välja? Millest te loobuksite? Jäädes õnnelikuks või jäädes head elu elama, pigem ei vist ei loobu. Kas midagi suurt on puudu? Eneseareng. Ja eneseareng just. Ja siin on küsimus, kas eneseareng on siin tegelikult sees. Kusjuures see on et äkki see on siin kusagil peidus, aga see on väga hea point, et tegelikult eneseareng peaks siin ka olema. Ja küsimus on ka selles, et millest see nimekiri võiks sõltuda. Kas on mingi asi, mis neid asju meile tekitab? Kas see on teada? Kas psühholoogia teab seda? Ja huvitav on see, et on. Ja siis me saamegi vaadata natuke sisse nendesse psühholoogia uuringutesse, mida millegi pärast me nagu väga ei näe kajastatavat, sest psühholoogid tegelikult räägivad ju sellest, mis neid ennast huvitab ja tundub, et õnnelikkuse uurimises ka nagu prevaleerivad teatud lähenemised ja üldse mitte nagu kõik võimalikud, mille kohta meil empiirilisi andmeid on ja võib-olla isegi väga nagu kõnekaid empiirilisi andmeid. Ja seega me läheme siis motivatsiooniteooriatesse, motivatsiooni ja heaolu teooriatesse ja ühte siis isemääramisteooria alateooriasse, mille nimi on Goals Contents Theory ehk siis eesmärkide sisu teooria.
ja siis selline väike tore nali, mida teadlased on teinud, on öelnud, et inimeste eesmärgid ei ole loodud võrdseks, võrdsena. Ja alles 1993. aastal, hiljem ma ütlen ka, miks ma ütlen, et alles, said paar uurijat aru, eriti kuulus on Ryan neist, et kui te vaatate tema Google Scholari või Web of Science'i seda likeide hulka, teadlase likeide hulka, tsiteeringute arvu, siis ta on hästi kõva mees. Miks Kasser nii kõva ei ole, ma ei tea. Aga nemad hakkasid märkama seda, et Ameerika unistust oldi juba tükk aega nagu viljeletud. Väga paljud inimesed olid selle juba kätte saanud, elasid Ameerika unistuste elu. Ja siis teadlased vaatasid, et midagi on mäda, et nad ei ole üldse õnnelikud. Mis toimub? Ameerika unistus ei tööta. Ja nad hakkasid, seda ma nüüd täpselt ei tea, kuidas nad selle küsimuse peale tulid. Nad hakkasid küsima, et ilmselt kobamisi, kogemata, või siis kuna loomulikult motivatsiooni ja heaolu uurijad on väga tihedas kontaktis kliiniliste psühholoogidega, kust võis siis tulla see viide, et see, mis võiks olla oluline uurida, on see, mida inimesed tahavad. Et mis on inimeste püüdlused või eesmärgid elus. Ja nad, ma veel ei ütle, mis need püüdlused on, osad neist ka teavad neid, võib-olla lähemalt kusagilt, aga et nad põhimõtteliselt need püüdlused hakkasid jagunema süstemaatiliselt välisteks ja sisemisteks. Ja ütleme, mis nad võivad olla, eks ju. Ja mida siis uurijad tegid, et nad kõigepealt sellises suures kvantitatiivses uurimuses kogusid kokku, et mida siis inimesed üldse tahavad ja need püüdlused siis pandi niimoodi, kuidagi, need hakkas ühel hetkel korduma, et neist võis teha nagu nimekirja või sellise indeksi või sellise loetelu ja ühel hetkel oli nii, et enam uusi ei tulnud. Ükskõik kellelt küsid, need on samad, mida juba on öeldud. Et eks siis see nimekiri ei täienenud enam. Ja põhimõtteliselt sai siis teha nii, et inimestele neid väidetena esitada, et häid skaalasid arendatakse vahel aastakümneid. Nemad siis arendasid ühe küsimustiku, mille väited siis tõesti nagu on ühelt poolt hästi lihtsad, nad peavad olema lihtsad, ja seega nad mõõdavad jube hästi nagu väga paljusid inimesi, väga hästi töötav skaala, hästi hea baromeeter põhimõtteliselt või termomeeter, eks ju, või mõõdulint. Ja siis kui neid inimestele esitati, siis küsiti umbes 7 palli skaalal enamasti, vist oli 7 palli skaala, et kui oluline see sulle on, see konkreetne püüdlus või eesmärk. Ja huvitav on see, et need püüdlused hakkasid, neid oli rohkem kui 2, aga neid hakkasid 2 jagunema kogu aeg, 2 gruppi. Ehk siis tekkisid, et kui panna siis sinna andmetele peale faktoranalüüs, et vaadata, et kuidas vastused jaotuvad, nad alati jaotusid 2 faktorisse, te või tina jaotusid. Ja küsimus siis ongi, et aga mida nad siis sinna nimekirja panid, ehk siis mida siis inimesed püüdlevad. Need teadlased ise ei pannud, inimesed ise andsid need neile. Aga et mis need võivad olla? Võite nüüd korra arutada pinginaabriga, mis seal ühe grupi sisu võis olla ja mis võis olla teise grupi sisu. Võtame 2 minutit arutelu. No nii, kas keegi tahab hõigata? Mis seal siis võis olla? Tore, kui hõikab keegi, kes seda eelnevat teooriat ei tunne, et keegi, kes nii-öelda oma enda praegu välja mõeldu pinnalt pakuks. Muidu on ju igav. Ja, just. Mis teine võiks olla? Kuidas? Põhimõtteliselt jah. Ja see on natukene isegi veel rikkalikum,
et ühte gruppi läksid sellised vajadused. Ja tõesti, mida see siis tähendab, faktoranalüüs ütleb, et kui inimene valib väiteid, mis kirjeldavad pigem neid, ja siia alla läheb ka näiteks see, et ma tean, kes ma olen. Et näiteks kui küsida, et noorelt inimeselt, noorteskaala on olemas või kooli noorteskaala, et kas sa soovid elus aru saada, kes sa täpselt oled ja mis sinust võiks saada näiteks. Et see eneseareng ka selles mõttes, sa saad aru, kes pagan sa oled. ja lähedased ja soojad suhted, jällegi väited, et kui palju sa veedad oma aega, kas suur osa ajast läheb sellele, et teenida oma perele raha või olla koos oma perega. Eks ju? Ja tervis tuli siia natukene hiljem juurde. See tervis ei olnud alguses, aga see siis liitus selle pundiga. Ja eudaimonia on selle nimi, eudaimoonilised väärtused ja selle sõna pakkus välja kes? On ju, Aristoteles. Et Aristoteles rääkis õnnest palju, ta rääkis veel ühest veel ägedamast õnnetüübist, millest me ka täna räägime. Aga eudaimooniline õnn sisuliselt, et eudaimooniline heaolu tähendab seda, et see on nagu mõnes mõttes selline vooruse heaolu, et hea tunne sellest, et sa teed õiget asja. Ja kõik on seda elus tundnud. Kõik on tundnud, et kui ta valib oma võib-olla vanas eas sugulase vaatama mineku selle asemel, et veeta rahulik ja mõnus õhtu Netflixiga, ta teab, et tal on pärast parem olla. Tegelikult. Et sa teed õiget asja, sul tegelikult on hea olla sellest. Ja teine grupp oli natuke laiem kui see rikkus, aga see rikkus, hiljem te näete, kuidas see rikkus hakkab ühes faktoranalüüsi eristuma. Sellest me räägime. Ja jällegi need väited, et näiteks välimus, eks ju, atraktiivsus. Et kui tähtis on mulle varjata vananemise märke, näiteks väga hea väide selles küsimustikus. Et ja need on siis hedoonilised väärtused. Hedonia on ja seda sõna kõik tunnevad. See on keeles olemas eesti keeles. Seda sõna ei ole. Ei tea miks. Pole vaja vist. Ja siis hedooniline õnn on see, mida siis põhivoolu suur osa peavoolu psühholoogiast, heaolu uurivast psühholoogiast räägib ainult sellest. Räägib sellest, et inimene on ajendatud nendest. Aga empiirika näitab midagi muud, eriti uuringutega ongi nii, et kui su uurimisinstrument on hästi piiratud, et siis sa saadki hästi piiratud tulemused. Ja mõnes mõttes võiks öelda, et need isemääramisteooria uurijad või see seltskond nagu lisas hoopis teise nüansi ja me saimegi nüüd tänu sellele teada hoopis teisi asju. Aga hedooniline õnn tähendab siis seda, et heaolu, mis tekib sellest, et sul on hea olla ja sul pole halb olla, see on mõnus. See on mõnus, kui sa oled kuulus ja sind laigitakse. Ja mis on huvitav, ongi siis see, et mida see kõik võiks tähendada ka keskkonnahariduse kontekstis. Me teeme nüüd vähe selles mõttes kõrvale põike sellest teooriast, me tuleme selle juurde tagasi. Aga et kui vaadata korraks seda enesearengu õppimise ja paremaks saamise kohta, siis võiks mõelda, et meil on ju ka keskkonnahariduses äkki kohti, kus me saame mõelda selle peale, et milline võiks olla looduse tundma õppimise või keskkonna tundma või maailma tundma õppimise nagu koht püüdluste skaalas. Et ma arvan, et ta võiks olla seal pool, eks ju. Ja me unustame igasuguste vanade tarkade inimeste mõtted vahel ära. Ja võikski olla nii, et üks vorm ennast arendada on õppida loodust tundma. Ja kas eesmärk saab kunagi ammenduda? Kes tunneb loodust lõpuni? Siis mitte kunagi. Et sa võid osta maailma kõige ägedama käekoti. Muide, eile helistas mulle suvaline inimene, kes oli ilmselt vaadanud Impulsi saadet, hästi kena inimene, tahtis minuga arutada lastetusmaksuteemadel. Aga ta ütles, et naised ei saa lapsi, kuna nad tahavad Maseratit. Ma peaaegu oleks küsinud, et mis see on, et kas see on mingi juustusort, aga see vist on auto, on ju. Aga Maserati ilmselt saab kätte saada ja siis ei ole enam midagi saada. Aga oli üks mees, kes ütles, et loodus on ammendamatu uurimisväli ja vaata selle teadmisena võib jõuda siis, kui sa isegi ei liigu oma kodust üldse kuhugi, mitte kuhugi. 40 miili oma kodust kogu oma elu jooksul. Kes see mees oli? Königsbergi kell. Kant, jah. Sirpi lugesite eelmine nädal? Ahah, siis loeme koos.
loeme nüüd sirpi. Ja seda ütles ju Kant, et aitäh Joonas Hellermale, kes tegi mõnusa kokkuvõtte, sest puhta mõistuse kriitika on alles ilmumas eestikeelses tõlkes. Et mõnes mõttes me võiksime mõelda keskkonnaharidusest ikkagi niimoodi, kahes mõttes, siin on kaks asja. Siin on üks mõte on see, et kas me jõuame keskkonnaharidusest sinna, et me näeme looduses terviklikkust ja kas me jõuame ka sinna, millest Kant räägib, et tegelikult meil on tähtis ilukogemus ka, ilu ja imetluse ja lummuse kogemus. Ja juba Kant ütles, et sellel on mõju. Maria Montessori ütles ka, et sellel on mõju, et lapsel on ülitähtis, et ta ümber oleks ilu ja kord. See on ta arengule kasulik, on ja? Ja tal on ka sellele põhjendused, miks see nii on, aga Kant jõudis ka sinna. Ei tuuseldanud ringi mööda maailma, aga jõudus selleni, et see võib meid viia. Esiteks ta ütles huvitav asja. Vaadake, kui huvitav. Heaoluks tähtis. Hullult põnev. Huvitav, mida kaasaegne teadus selle kohta ütleb. Ja ta rääkis ka kontemplatiivsest rahulolust, mis on siis Aristoteles järgi ka see kõige kõrgem tase rahulolust. Omapärane rõõmutunne looduse olemasolust. Kellel on selle kohta sõna eesti keeles? Aga ma usun, et teie siin olete kõik tundnud omapärast rõõmutunnet looduse olemasolust. On ju? Oleme. Ja mõnus. Hästi mõnus. Ma on kahju, et Kant ei ole TikTokis, aga kusjuures võib-olla on, sest mina ei ole TikTokis, ma ei tea, kes seal on. Äkki Kant seal mudib suunda, nii et tule üt, aga ta võiks ju olla, on ju. Et ilmunud siis puhta mõistuse kriitika Riias 1781 nende mõtetega. Ainult 2 sajandit hiljem need Ameerika pussakad, Ameerika teadlase pussakad hakkasid ka küsima umbes sarnaseid küsimusi. Ja küsisid jah natuke teistmoodi, et auto ja maja ja koer juba on ja 2 last ka ja blondid mõlemad. Aga miks õnnelikud ei olda? Et tegelikult miks siis Kasser ja Ryan uurisid neid elupüüdlusi? Miks nad üldse neid uurisid? Nad tahtsid teada, kes on õnnelikum. Ja õnnelikkus siis tähendab seda, et sa mitte ei püüdle mingisuguse eesmärgi poole, vaid et igal ajahetkel oma elus, siin ja praegu kogu aeg, sinu subjektiivse heaolu näitajad on kõrgemad kogu aeg. Et mitte millalgi siis, kui midagi on saadud. Ja sellega siis seostub loomulikult vaimse tervise seisukord, et kui vaimne tervis on halb, siis subjektiivne heaolu ei ole väga hea. Ja enamasti siis on need depressioon ja ärevus, mida me, ja need 2 on ka omavahel tihedalt seotud, mida me siis kõige suurema vaimse tervise probleemide grupina näeme. Ja nüüd te võisite muidugi ise ennustada ka, aga jällegi, võib-olla ilma uuringuteta me ei tuleks selle peale, et need seosed on nii selged. Seosed on hästi selged. Hästi selged. Ehk siis, et need, kes tahtsid oma elus rohkem suhteid ja arengut kogukonda, ehk siis seda eudaimoonilist heaolu või sisemisi väärtusi, et kui sa ei taha heaolu, siis sa saad heaolu. Kui sa ei püüda heaolu, siis sa saad heaolu. Lahe, eks? Et mida vähem nad valisid neid hedoonilisi eesmärke, seda rohkem oli neil tegelikult heaolu, mis võiks tulla ju hoopis läbi hedooniliste eesmärkide püüdlemise. Ja seda vähem oli neil psühholoogilisi probleeme. Ja see ei tähenda siin kunagi seda, et üldse ei ole, et see on 0 või 100, ei. Aga see on lihtsalt vähem võrreldes teistega. Et teie olete siin keskkonnahariduse inimesed, on ju, te kõik olete selles grupis, eks. Ja see ei tähenda, et elu on üks lust ja lillepidu, aga te lihtsalt teate, et teil on parem kui nendel, kellel on Maserati. Ma nagu kõlaksin nagu mingisugune, ma ei tea, mis. Aga ja siis, kui siis inimesed olid rohkem edumaine välimus väärtuspaketiga, seda halvem oli nende heaolu ja seda kõrgemad olid nende ärevuse ja depressiooni näitajad. Et kui sa tahad hedoniat, siis sa seda ei saa, aga sa kogu aeg ajad seda taga. Oled seal Palisaarel, jõudsin Palile, jess, ma olen ikka õnnetu. Aga miks, ma ei tea. Aga ma ei julge kellelegi öelda kaasast. Ma olen ju Palil. Siin ei tohiks olla õnnetu, näiteks. Aga võiks küsida, kuidas inimesed siis valivad, et põhimõtteliselt on nii, et kui seda skaalat ka näiteks teie
hulgas teha ja me oleme Eestis uurinud seda noorte valimitel, täiskasvanutel Eestis ei ole, siis keegi ei ole kusagil nullis, kõik tahavad head välja näha, lihtsalt küsimus on selles suhtarvus, et see ratio või see suhe ühe väärtuste paketi osas ja teise suhtes, et kumb on ikkagi kõrgemal, et kumb on rohkem fookuses, et kas ma ikkagi rohkem puhun varjevõrke või rohkem olen ilusalongis, eks ju. Aga samas, kui ma puhun varjevõrke ja samal ajal kogu aeg pildistan ennast, et kõik näeksid, näete, mina siin jälle punun varjevõrke, siis see on hedooniline eesmärk, eks ju. Et tegelikult on niimoodi, et me võime vahel, et uurijad on hästi palju seda nähtust uurinud eri nurkade alt, eri viisidel ja küsinud erinevaid küsimusi. Et tegelikult see, mis loeb, on see, mis on iga tegevuse tegelik sisemine eesmärk. Ehk siis võid ka oma elu taga ajada raha, aga kui see on selleks, et maksta kellegi vähiravi kinni või selleks, et harida oma lapsi, siis see ei ole hedooniline eesmärk, sest selle raha eesmärk, kui selle raha eesmärk on raha, siis on see hedooniline. Kui selle raha eesmärk on maailmaparandus või, ma ei tea, osta metsa, jätta ta kasvama, siis see ei ole hedooniline, vaid on eudaimooniline eesmärk. Ja võiks mõelda, et kas see on siis selle Ameerika neurootilise Ameerika nagu omapära ei ole, et tänaseks on uuritud väga erinevates kultuurides, hiinlased on samasugused, hiinlane töötab samamoodi. Hiinlast teeb ka eudaimooniline õnnelikuks. Töötab lastel, lastelt saab ka küsida, kas sa tahad asju, rohkem materialism on laste puhul uuritav, asjad või sõbrad, eks ju. Ja töötab ka väga erineva rikkusega inimestel. See ei ole mingi lumehelbekeste äng, et pole rahul endaga eluga. Ja ka siis, kui me kasutame erinevaid meetodeid. Ja tegu ei ole ainult korrelatsiooniga, vaid tegu on põhjusliku seosega, et inimestel elus saavad eesmärgid muutuda. Te kõik teate, kõigepealt teen panga, siis teen kooli, või umbes midagi sellist. Võib-olla vastupidiseid näiteid ka. Aga et kui püüdlused muutuvad, muutub heaolu ka. Ja mõlemas suunas võivad muutuda. Ja üks võib-olla kõige neid uuringuid on nii palju, üks uuring tehti juristidega USA-s. USA-s on ju nii, et on need kogukonna juristid, kes siis kas päästavad mingisuguseid haavatavaid gruppe, esindavad vägivalla ohvreid, esindavad mingeid kogukondi, kuhu tahetakse midagi võib-olla ehitada. Sellised kogukonna juristid või et kes ei tee palju raha. Ja siis on korporatiivjuristid, kes on siis rikkad. Ja ma mäletan, see valim oli väga suur, aga peast ma ei mäleta, kas kogu valim oli 1000 või oli kumbki alagrupp 1000 juristi. Ja siis selgelt oli siis näha, et need kogukonna juristid, kes tegid vähe raha, siis jõid vähem, suitsetasid vähem ja olid parema heaolu üldise subjektiivse õnnelikkuse tasemega. Et neil oli parem elu tegelikult. Ja et see, et need jagunevad kaheks, need grupid on samuti kultuurivilane, nii et see võib siis olla tõesti inimlik universaal ja nad tõesti valitakse neid ikkagi gruppide kaupa. Ja et me oleme üks või teine, et me ei ole mõlemad korraga siiski. Ja vaata, ma arvan, et inimesed ei tea seda ise enda kohta. Ei tea. Ja võiks küsida, et kas ta on ikkagi nii üldine, et nüüdseks, et 93 ja see on pikka aega tagasi, kuigi ausalt tundub nagu eile, eks ju, aga sellest on ikkagi mõni aeg möödas. Ja et nüüd on siis suhteliselt hiljutine metaanalüüs, mis siis näitab sama läbivalt, et just nimelt, et sisemised eesmärgid soodustavad heaolu ja välised vähendavad heaolu, aga need seosed siin ongi mitut pidi, et esiteks me peame vaatama seda, et kas need tõesti soodustavad heaolu vähendavad ja siis välised siis vähendavad heaolu, see töötab, aga töötab ka see, et kui vaadata püüdlusi väliste poole, siis tõesti see seostub ka positiivselt selle halva enesetundega ja nii-öelda paha oluga. Minu arust paha olu on vist päris hea sõna. Aga et kui mõelda, et see kogu valim oli siis üle 70 000 inimese üle maailma, ja nad ei leia teistsuguseid, et nad ei leia neid teistsuguseid andmeid. Küsida võiks ka, et kas elupüüdlused kuidagi seostuvad keskkonnahoidlike käitumistega? Mis te arvate? Lihtne, jah, aga et võiks ju mõelda, et see seos on suvaline või juhuslik. Ja see on üks nendest uuringutest, mis on siis tehtud. Ja mis on nagu põnev on see, et see on nii kultuuri üle, hullult kõva uuring tegelikult, tõesti ülikõva uuring. Kunagi Arko Oleskiga siis seal Puust ja punaseks saates rääkisime ka sellest. Tõesti juba päris
tükk aega tagasi ilmunud, aga et eri riikides, aga ka longituudselt. Et ma võtan nagu korra selle välja, mis on nagu oluline meile keskkonnaharidusele oluline teada. Et võiks ju arvata, et äkki need on lihtsalt mingid tüüpi inimesed, kellel on nii seesmised püüdlused, kui ka siis näiteks seesama keskkonnahoidlik maailmavaade või et neil on see nii-öelda, nad identifitseerivad ennast nii-öelda keskkonnahoidliku inimesena. Et ei, et kui neid tegureid arvesse võtta, tegelikult jäi ennustama ikkagi see püüdluste laad jäi olulise ennustajana sisse või olulisema ennustajana. Ja samamoodi, mis siis pikaajaliselt ennustas keskkonnahoidliku käitumist on, ja mida nad ei oodanud, on siis see, et kui sa määratled ennast keskkonnahoidlikuna, siis see ennustas vähem siis seda tegelikku keskkonnahoidlikku käitumist. Ma nüüd jälle mõtlesin, et oleks võinud selle suruda sisse keskkonnateadlik. Ühesõnaga, et me ei ole Eestis selle muutu järgi kontrollinud, et kas keskkonnateadlikud käitumised töötavad täiskasvanute valimis, aga me oleme seda teinud kooliõpilaste valimis eelmisel aastal. Te võite vaadata seda korraks. Mis siin on öeldud? Mis me teame? Need olid 9. ja 12. klass, aga siin on nad võetud ühe kogu valimine kokku praegu. Nii et see vanus ongi siis umbes 15 kuni 19 ja midagi sellist. Aga see natuke varieerub, mõni laps on natukene noorem 9. ka ja. Aga umbes nii. Et mis juhtus Eesti valimis, mis on ootamatu, jällegi teadus on täis ootamatusi, et kui sisemised laadusid ühte faktorisse, mis on üsna ootuspärane ja on näha, et need on täiesti laes siin mõned, eks ju. Ja see on tõesti see, igal sellisel skaalal alati on igat tüüpi väidet mitu korda, originaalis on loomulikult veel rohkem, aga et jah, et me näeme, et selles vanuses ongi suhted kõige olulisemad, aga et nendega läksid kokku näiteks, on ju, see ei lähe kokku nendega, on ju. Need ei ole samad inimesed, mõnes mõttes. Et tähendab, et faktoranalüüs tähendab seda, et faktorid ei ole välistavad, aga et inimene, kes rohkem valib seda, valib rohkem seda ja vähem seda, kuigi nende vahe tegelikult ei ole suur. Et tegelikult siin on mõnes mõttes faktorid ei ole otseselt tüübid, aga nad on tüübilaadsed. Aga mida ei ole mina varem näinud, aga võib-olla seda on näidatud, aga just mina ei ole näinud, et need välised läksid noortel inimestel 2 faktorisse ja mis te arvate, mis selle põhjus on? Et tänases maailmas tõenäoliselt see, me täna juba teame, teleinimesed ütlevad seda ka, et noored on väga palju nagu selle oma välise esitlemise nagu internaliseerinud oma minapilti, ehk siis et seda, et ennast kogu aeg pildistatakse, filmitakse, üles pannakse, see on täna juba hoopis nagu teise tähendusega ja seega see ei ole sama tähenduslik nähtus enam tõenäoliselt nagu kui vanematel inimestel, kui sellel põlvkonnal, kes ei ole kogu aeg TikTokis ja kogu aeg ei filmi ennast ja pildista ennast ja pane ennast üles. Et eks ma arvan, et enesepildistamise tulek on muutnud need asjad ära ja see ei seostu kuidagi keskkonnahoidlikkusega, ei positiivselt, ei negatiivselt. Aga selgelt siis sisemised püüdlused seostuvad positiivselt keskkonnahoidlike käitumistega ja materialism siis negatiivselt. Et vaat siis, vaat kust lugu, vaat kust lops, eks ju. Ja võiks küsida, et miks see nii on, mis on selle seose mehhanism, miks nii on, kust see tuleb, mis te arvate? Miks on nii, et elupüüdlused seostuvad heaoluga, et elupüüdlused seostuvad keskkonnahoidliku käitumisega, aga võib-olla räägiks just heaolust, et miks on nii, et kui sul on teatud tüüpi elupüüdlused, siis sa oled läbivalt õnnetu. Võib-olla saad isegi Euroopa 5 kõige õnnetuma riigi sekka, kui kõvasti pingutad. Meedia on üks põhjus ja meedial on täielik valik, milline olla. Ja võrdlema sunnivad meie lapsi täiskasvanud. Lapsed ei hakka ise normaalses keskkonnas, lapsed ei hakka võrdlema. Seda on korduvalt ja korduvalt näidatud. Lapsele saab luua keskkonna. Seesama Montessori haridus on üks näide. Ei, lapse sees ei ole vajadust võrrelda ennast teiste lastega.
et see üks taustal olev mehhanism on see, et need, nii nagu ütles Kadri, on ju, eneseareng on puudu, et need püüdlused rahuldavad meie 3 psühholoogilist baasvajadust tunduvalt rohkem. Ja need 3 baasvajadust, eks ju, millest me praegu ei räägi, mis ei tähenda, et nad poleks väga keerulised, nad on hästi keerulised, neist väga raske aru saada tegelikult. Et need siis tagavad tegelikult meile püsiva õnnelikkuse ja ka motivatsiooni midagi teha. Et võiks mõelda siis niimoodi, et me tunneme ennast rohkem sellena, kes me oleme, sest üsna raske on areneda, et kui me oleme valinud ise mingi arengusuuna, ise seda teeme, ise nagu tahame millekski saada, siis sellel arenguteel ei saa mind kellegagi tegelikult võrrelda, sest see on minu tee. Ma olen ise otsustanud, ise pannud, mul on seesmine frame of reference, mul on seesmine nagu raamistik, millega ma ennast võrdlen, see ei ole väline, sest ma ise otsustasin. Samamoodi, kui ma panustan oma suhetesse, siis vaevalt toimub selline, kui ma panustan päriselt suhetesse, mitte sellesse, kuidas suhe välja paistab. Et siis on väga raske võrrelda, et kes naeratas rohkem lapsele, kes rohkem, kas mina või naabri naine, kas mina naersin koos lapsega, tegin rohkem nalja või tema, eks ju. Et ei saa võrrelda, et meil puudub see võrdlemine. Ja ma tunnen ka ennast, et ma sel põhjusel ma saan pidevalt olla rohkem mina, kui mind ei saa võrrelda teiste inimestega. Ja ma saan alati neid rohkem, et kõige tähtsam võib olla see, et kui minu eesmärgid on need, siis mina saan tegelikult ise rohkem määrata, mida ma teen, kuidas ma teen, mis mu eesmärk üldse on, kuidas ma selle suunas liigun. Et mõnes mõttes kõige olulisem heaolu tapja on tunne, et ma olen surve all. Ja kui mul on need väärtused, siis mul ei ole nii suurt tunnet, et ma olen surve all. Ja võib-olla teie ka ei tunne, et te olete surve all. Ja kui meil on hedoonilised eesmärgid, siis me alati oleme kontrollitumad, kas siis standardid, ootused, teiste inimeste hinnang meile ja see on heaolu vaatest väga-väga halb. Ja võib-olla te olete näinud inimesi, kes on läinud tegema karjääri ja siis nad ei julge enam öelda, mis nad ise arvavad. Hoiavad pool suud kinni. No teil seda muret ei ole, või meil siin, meie võime ükskõik mida öelda, meid lihtsalt ei kuulata. Oleme valinud siukse töö. Aga et kui sa nagu ronid aina üles, siis ühel hetkel lähed sa oma väärtustega kompromissile ja siis sul on kogu paha olla. Tegelikult see on väga kallis, see on kallis asi, psüühiliselt kulukas. Ja samamoodi, kui sul on tooniliselt, kui sul on vaja olla parem kui keegi teine, parem kui see naaber, kui sa võistled naabriga, kelle Maserati on uuem, siis sa tegelikult ei ehita seda, mis on heaoluks vajalik, ehk siis suhet. Et hea küsimus. Kuidas nad inimese sisse saavad, kuidas saab moos kommi sisse. Moosiga on lihtne, moos oli juba alguses kommi sees. Aga siin ei ole nii, et elupüüdlused ei ole geneetilised, ei ole kaasasündinud. Et on uuritud rohkem vanemate konteksti ja mina täpselt ei tea, kas on uuritud ka kooli kontekstis, aga ma arvan, et see on suhteliselt sarnane. Et kui siis noored tajuvad, et nende vanemad ei toeta nende autonoomiat, siis neil on pigem tekivad välised püüdlused. Ja kui sa tajud vanemat autonoomiat toetavana, siis tekivad pigem sisemised püüdlused. Mida tähendab, et vanem toetab autonoomiat? Või siis ei toeta? Mis see umbes on? Ja, ent seda võib ka väärtõlgendada. See võib väljenduda ka hülgamises. Ise otsustad, ise vastutad, sa oled suur inimene. Et teatud vanuses me anname seda liiga palju arengule mittevastavalt. Seda teeb ka Eesti Vabariigi põhikooli õppekava, arvab näiteks, et gümnasist on suur inimene. Ei ole ennast juhtiv, ei ole. Kuidas? Ja. Ega mina ei pea nüüd ära lõpetama, kui see ei ole, see ei käi minu kohta. Grete, ma korra palun küll tähelepanu, see ei olnud mina muidugi, aga et kasutan võimalust, et kui on Gretele küsimusi, siis tegelikult seal samas workshopi keskkonnas on nupp Grete ettekande kõrval, kui te näete tema nime ja ettekannet seal, siis küsi nupp on see, pange kirja oma küsimusi julgelt sinna. Ja kui
ei jõua või ei jaksa sinna kirjutada, siis proovime võib-olla siit saalist veel Gretele lõpus. Ja küsimused on kogu aeg ja igal hetkel kogu aeg väga oodatud, sest muidu ma küsin ise teie käest. Aga jah, et mida tähendab see, et ma ei toeta autonoomiat, on see, et vanem on külm, et vanem on suunatud oma lapse teiste lapsega kas mu laps ikka on nii hea kui teised lapsed, kuidas Maril läks, mis Mari sai, mis indeks, eks ju, ja meil on vähe aega ja huvi, et isegi mitte ainult see, et me arvestame lapsega, aga et me oleme siiralt huvitatud. Laps tajub siiralt huvi enda vastu. Huvi. Ehk siis hariduses on vaja huvi küll, aga mitte lapse huvi äratamine pole fookuses, vaid et sind peaks laps huvitama. Kui sind huvitab laps, siis juhtuvad asjad, siis saab lapsel tekkida huvi maailma vastu. Ja samamoodi, kui ma surun peale, kuidas laps peaks istuma, astuma ja mõtlema ja tundma, siis ma olen autonoomiat pärssiv. Ja seesama uuring, Williams et Talli uuring, siis näitas ka seda ära, et kui vanemad olid kontrollivad, siis need püüdlused, see kuivõrd, mis tüüpi püüdlused olid, kuivõrd välised olid need püüdlused olid siis vahendav selles mudelis, siis vanemate kontrollivuse ja alko-narko kasutamise vahel. Ehk siis tegelikult noored hakkavad ennast hävitavalt käituma. Te teate väga hästi, võib-olla jällegi, ma arvan, et meil ei pruugi olla nagu seda laadi infot võimalik välja võtta haridussilmast, aga me ju teame, millistes koolides on väga sage sõltuvusainete kasutamine. Isegi nende ainete, mida võib-olla veel ei ole ära keelatud, eks ju. Et sageli on need koolid, kus võrdlemine on elu alus. Ja meil on saba ukse taga, ütleb kooli õpetaja näiteks lastele. Ja huvitav ongi see, et mis siis juhtub laste ja noortega psühholoogiliselt, et kui nad ei saa neid psühholoogilisi baasvajadusi kodus rahuldatud, siis nad valivad need eesmärgid, millega nad justkui kompenseerivad tegelike vajaduste rahuldamatust. Et nad võivad mõelda nii, et aga äkki kui ma olen ilus, äkki kui mul on head hindad, siis mu ema pöörab mulle tähelepanu. Näiteks. Aga sellele kõigil on suur risk. Et nad ei taha tegelikult seda, need noored ei taha olla sellised. Ja tõesti, nad ka internaliseerivad nende väärtusi, et lisaks, kes nende ümber on, et meil on nagu hästi lubatud, meil on hästi raske, sa oled hästi survestav ja nõme, kui sa üritad mingit keskkonnasõnumit kuhugi suruda. Aga me tohime iga päev inimestele müüa asju. Et seda tohib teha ja me tegelikult teame, et keskkonnasõnumi kohale jõudmiseks on vaja hoopis rohkem keerukust ja võtteid ja tööd. Ja kui see sõnum kõnetab midagi lihtsamat, et kuidas olla ilus, kuidas olla tahetud, kuidas olla populaarne, siis see sõnum jõuab palju kiiremini kohale. Et reklaamiseadus täna tegelikult lubab teha teatud asju, mis psüühikale ei ole head ja mis ei ole head ka keskkonnale. Aga et varasemad uuringud ütlevad et lapsed, kes on rohkem teleka ees, aga täna me teame, et telekast kordi hullem on sotsiaalmeedia, me ei kontrolli seda sisu, eks ju. Et siis välised eesmärgid tulevad sealt ka nende sisse. Ja teine täiendav info ka, et kui me toetame seismise eesmärke, siis on lastel ka kõrgem enesehinnang. Ja kui me siis neid seismise eesmärki toetame, siis lastel on vähem sellist tingimuslikku enesehinnangut, sellist kõikuvat, mis sõltub ära, kas ma nüüd sain kiita või sain mingisuguse hea hinde või saanud. Ja kui me toetame väliseid eesmärke, siis sellega on seotud just nimelt see tingimuslik enesehinnang. Ehk siis see, et ma olen väärtuslik ainult siis, kui ma saan selle 5 ja ma olen täielik jamps, ma olen täiesti mõttetu olevus, kui mingi üks asi läheb halvasti. Hästi kurb, aga seda noored väga sageli tunnevad. Aga et küsimus on selles, et me õpetame seda, kuidas toimib loodus keskkonnahariduses. Kas inimene on ka osa loodusest? Et ta võib-olla teab see laps natuke juba loodusest või meie teame natuke loodusest, aga et äkki me teame veel vähem sellest, kuidas me ise, me enda psüühika töötab. Et mõtle, kui tore, kui ma ei tea, äkki keegi tahab teist siukse programmi välja töötada keskkonnaharidusse, kus räägitakse sellest, et by the way, ega sa tead, kuidas sa ise töötad, sa tead, millal sa ise õnnelik oled. Et
mul on luba seda jagada, aga mul ei ole nende selle tüdruku ja selle ema luba. Seega võime öelda, et see on unenägu. Üks mu sõber sotsiaalmeedias jagas oma unenägu. Aga et kui me nagu mõtleme, et kas lastel võib olla materiaalseid eesmärke ja kui vara, võib jah, sest ta mõtleb, et äkki kui tal on palju meigiasju, siis ta on ilus ja äkki siis ema vaatab ta poole. Ja see on päris. Et see ei ole üks lugu, see on iga päev kogu aeg. Et jah, ja vaene laps, see teine ema ise alustas vestlust. Võiks korraks mõelda ka laiemalt, et kas me võiksime niisugust ühiskonda ette kujutada, kus sotsiaalne heaolu, psühholoogiline heaolu ja ökoloogiline heaolu on fookuses ja mitte siis majanduskasv. Et kui me teame, et majanduskasv tegelikult viib meid psühholoogiliselt õnnetumaks tegelikult iga päev, ja me näeme, et iga päev räägitakse, et majandus peab kasvama. Ja siis võiks küsida, see on nüüd väike sissevaade pealelõunasesse sessiooni ja ühe tulemuse sealt toon ära, sest sellel nii on seal hästi palju tulemusi, siis te saate seda juba korrata. Et eks kui see üks küsimus on see, et millega me alustasime, et kas inimesed on nõus vähem saama ressursse, vähem tarbima, vähem raha saama. Ja me ei küsinud isegi, kas oled nõus saama vähem asju, me küsisime, kas oled nõus saama vähem raha. Kas oled nõus teenima vähem raha, kui oletame, et ühiskonnakord muutuks selliseks, et me vähendaksime tootmist ja tarbimist kogu ühiskonnas. Selline suur strukturaalne muutus. Ja ma olen nüüd mitu korda küsinud erinevate valimite käest, et mis te arvate, kui paljud Eesti inimesed ütleksid, et jah, mina olen nõus, et mu sissetulek väheneb. Ja arvamused on väga madalad. Ja üldiselt on teada, et me teisi inimesi peame lollimaks ja nõmedamaks, kui nad on. Et mõnikord on pakutud, et näiteks 1% või 3% inimestest. Aga tegelikult ligi pooled nendest, eks ju, teeb umbes 230 inimest, midagi sellist 1010-sest kogu valimist. Et vaat siis... Ma ei tea, kuhu teie, mis minu jaoks on huvitav, on see, et siin on nagu kerge siuke, isegi normaaljaotus on ju, et huvitaval kombel see nagu on, miks ta on suurem, ei tea. Need erinevused on muidugi väga väikesed. Et nüüd on mul tegelikult Joonasele küsimus, et kas Kant tõesti ütles päris selles sõnastuses, aga me võime kõik üle lugeda. Wer Deutsch spricht, kann das selbst machen. Ehk siis, et mul on tunne, et keskkonnahariduses ka oleks jube tore, kui meil oleks hästi palju aega, et võib-olla oleks ka sellised programmid, mis näiliselt annavad ka teadmisi ja annavadki, aga peamiselt lihtsalt lähevad sinna loodusesse olema. Et seal oleks hästi palju aega laste lihtsalt olla. Eriti väevad seda teismelised, et kui te teate loodusteraapia rolli teismeliste heaolus. Aga et mulle õudselt meeldiks, kui me hakkaksime ka seda kontemplatiivset rahulolu kuidagi mõõtma. Kant kahjuks, võib-olla ta seal TikTokis askeldab ja võib-olla ta mingi mõõdika välja pakkunud, aga Ameerika need teaduse pusserdajad ei ole seda minu teada veel mõõtnud. Aga et mida siit siis veel kaasa võtta? Esiteks teadmine, et sul on elus vedanud. Sa oled õnnelikum kui Maserati mehed, naised. Isegi, et Maia-Liisa Anton on igal hetkel õnnelikum kui Maia-Liisa, Kertu-Birgit Anton, nad mõlemad, eks ju, et kõik, kes panevad õlitehast seisma, on õnnelikumad need, kes panevad õlitehast käima. Jah, kui nad vaid teaks. Ja hästi tore oleks see, et inimesed leiaks, et kui me saame aru, et see eneseareng on see, mis viib õnnelikkuseni, et nad saaksid sealt selle mitte ainult nagu selle, et neil on teadmised, või saavad selle rahulolu teadmistest, mis tekitabki seda kontemplatiivset heaolu. Ja kuna see ei saa kunagi valmis, kuna see ei saa kunagi otsa. Ja mis on nagu see asi, mis on veel suures pildis oluline, et teistsugune ühiskond ja majandus on psühholoogiliselt võimalik, võib-olla isegi ainuvõimalik pikas perspektiivis ja kasulik on ju. Ja õnnetu planeet on õnnetud inimesed ja vastupidi, eks ju. Et kui me lõhume elusüsteemid ära, siis me lõhume ennast psühholoogiliselt ka ära. See on päris nõme lugu.
siin on natuke viiteid, aga kõiki vist isegi ei ole. 2.28, äkki on mingid küsimusi ka tekkinud? Mis küsimusi on tekkinud? Jaa, muidugi on suurepärane. Teeme kõigepealt kiire aplausi ja pärast teeme kohe pärast suure aplausi. Aitäh. Et kõige rohkem pöidlaid saanud küsimus on selline, mis pandi esimesena kirja. Pea kõigil lastel on looduse vastu ääretu huvi. Miks see täiskasvanu eas nii paljudel kaob? Selline huvitav märkamine. Ma arvan, et lapsed on ju kogu aeg hästi erinevate mõjude meelevallas. Et huvitav, mis psüühikaga on põnev, on see, et kui selle lapse keskkonnas on nii need väärtused, mis on suunatud nendele eudaimoonilistele püüdlustele või eudaimoonilisele heaolule, kui ka need teised väärtused, mis on suunatud sellele staatusele, positsioonile, hinnetele, võrdlusele, alati võidab see nõme. Alati. Ehk siis, kui inimene on olukorras, kus tal on nii kontrolliva motivatsiooni võtta, tema peal rakendatud, kui ka autonoomet toetavad, siis sa võid kui tahes palju autonoomet toetada. Kontrollivus sõidab üle alati. Ehk siis näiteks, kui inimene läheb midagi tegema, sellepärast, et ta siiralt seda armastab, tal on siiras huvi, ta tahab seda teha. Kui selles keskkonnas inimesed, juhendajad, õpetajad, instruktorid on kontrollivad, siis see huvi kaob ära. Ta hakkab vihkama seda võib-olla isegi. Tal hakkab see asi tunduma nõme. Autonoomne motivatsioon või see huvi on habras asi ja see on lõhutav. Et ei tasu tunda või mõelda, et kui laps on huvitatud, siis ei saa seda huvi miski rikkuda. Saab küll, meie saame ja rikkumegi. Ehk siis lapsed on kogu aeg tal võib-olla see loodushuvi, aga me peame kontrolliva motivatsioonimehhanismid võtma täiesti ära. Ja siis saab huvi tekkida. Siis saab tekkida ka nendel, kellel algselt võib-olla ei olegi. Kuigi nagu see küsimus ütles, alguses kõigil on ja see on normaalne seis. Seda ütleks psühholoogid ka. Ongi normaalne tunda kõige vastu maailmas huvi, mida sa näed, eks ju. Ja lapsed tunnevadki, kui nende ümber on loodus, nad hakkavad looduse vastu huvi tundma. Enamike autode inimeste, laste ümber on tegelikult autod ja linnaliiklus ja asjad ja kaubanduskeskus. Nad tunnevad nende vastu huvi, mida nad seal näevad, eks ju. Aga see on, kontrolliv motivatsioon alati võidab. Nii et ükskõik, kuidas sa seda loodusharidust teed, kui meil jäävad ühiskonda need võrdluskultuur alles, siis on ikkagi jamast. Täname vastuse eest ja ma loen siit ette veel ühe küsimuse, mis puudutab nüüd seda küsimustikku, kus oli küsitud koolilastelt. Kui oli tehtud see küsitlus koolides, kas poiste ja tüdrukute vastused oli näha erinevust? See ilmselt oli, ma peast ei mäleta. Seda saab kõik saavad järele vaadata, see küsimustiku aruanne või selle uuringu aruanne on ilusti olemas seal, kus kõik keskkonnahariduse küsimustikud Kliimaministeeriumi kodulehel, uuringute all, et sealt saab vaadata, sest see kirjeldav statistika, on üleval. Ja kas see oli suur, see võis olla, et ma kujutan ette, et see välimusele suunatus võis olla tüdrukutel suurem, sest et kui ma saan kogu aeg tagasisidet, et mul pead otsas ei ole, siis ilus saan ma ju ometi olla. Et eks tegelikult ilule suunatus on ka üks viis seda madalat kompetentsustunnet kompenseerida ka, on ju. Ja siis on üks kommentaar ka, millele me vist saame noogutada, et väga sisukas ettekanne igal juhul ja kas me saame seda kuskilt ka alla laadida hiljem? Jaa, see on olemas juba seal mingis süsteemis, nii et ma loodan, et kui slaidid tehakse kättesaadavaks, siis on täielik luba neid. Need, kes eelnevatel aastatel on käinud seal keskkonnaharidus seal samas lehel, siis on pärast need leitavad ka need, mis veel pole sinna üles läinud, lähevad kenasti ka. Võtab võib-olla ainult sutsu aega. Aga kuidas siis ikkagi päästa õnne, et omakorda päästa lapsed ja keskkond? Ma arvan, et me peame kõigepealt teadvustama, et need seosed on sellised, nagu nad on. Et me liigume täna näiteks haridussüsteemis hästi suurte sammudega selle suunas, et võtta ära Eesti haridussüsteemist hinded. Like how cool is that, ma ütleks. On ja? Ei tule vähegi. Hindad ei aita mitte kedagi, hindad ei sisalda infot. On ja? Meil võiks olla ka nagu arvestatud, mitte arvestatud, on ja? Või siis nagu reduced grading või vähendatud hindamine on üks suur asi, mida kogu maailm otsib praegu. Hindamine on vajalik, hindamist meil eriti ei toimu Eesti haridussüsteemis, mis ütleks lapsele, kuidas ta läheb ja mida ta peaks tegema. Aga hinne ei sisalda mitte midagi tõlgendatavat, on ja? Aga hinne on üks hästi tugev alus, mille alusel me saame luua kontrollivaid keskkondi. Mille alusel me saame lahterdada, liigitada, nummerdada,
et näiteks, et tegelikult mõnes mõttes osad võtmed on hoopis teises kohas, on ju. Et me, need kontrollivad viisid, see, kuidas me nagu oleme üles ehitanud oma süsteemid, kus lapsed on, neid saab teha väga palju ringi ja ma arvan, et me peame nõudma seda muudatust ja me saame aru, et muutus siin võib omada mõju hoopis teises kohas. Nagu komplekssüsteemides ikka, on ju, liblikas siin, on ju, torm seal. Väga kena. Kas on veel mingisuguseid küsimusi, mis praegu kirja ei saanud, aga mida tahaks nüüd kohe käe tõstmise abil kuidagi küsida? Praegu ei ole, võib-olla saame pärast siis lõunapausi ajal vestelda. Ma ühe asja siiski küsiks ka, et mul tekkis tegelikult tohutult palju küsimusi selle suurepärase ettekande ajal, et kas ei ole tõesti mitte nii, et ka siit ja sealt kuuleb, et noortele räägitakse, kui tähtis on rahatarkus selleks, et leida õnn. Kas seal on ka mingisugused tohutud vastuolud nii meie ühiskonnas kui ka riiklikes püüdlustes äkki? No ma arvan, et on küll jah, ja juba raske on neile öelda vastu, et see pole nii tähtis. Et kui rahatarkus asendatakse sellega, et üleüldine nagu selline, kuidas öelda, ettevaatlikkus, tasakaalukus, planeerimine, mitte raha osas ainult, mitte riskiiriv käitumine, arvutada oskamine, et ta võiks olla nagu teises mõttes mõtestatud, sest rahatarkuse all on tegelikult hoopis baasilisemad oskused, täidesaatvad funktsioonid, oskus ette mõelda, oskus mitte teha impulsiivseid otsuseid, oskused läbi mõelda. Neid asju peaks tegelikult arendama. Aga kui me paneme sinna külge sildi, et sa oled finantsvabadus, vabadus on näite, kelle arvelt, kus see vabadus tegelikult tuleb, eks ju. Aga mis mulle väga meeldib, on mõte, et tegelikult me võiksime kõik vähem töötada. Aga et me võiksime teha vähem ajaliselt tööd selleks, et meil oleks rohkem aega enesearenguks, pereks ja oma kogukonna toetamiseks. Kogukond on globaalne kogukond, on ja maailmaparandus on ka see. Ja et meil oleks siis vähem raha, mida tarbida. Eks ju? Ja need eudamoonilised väärtused vajavad rohkem aega, et naudingut sulle anda. Et sa ei saa nii, et mul on 5 minutit pere jaoks, teeme nüüd midagi toredat, mul on 5 minutit. Või et sul on 5 minutit, õpin mingi uue pilli ära. Ei, see kõik võtab aega. Et vähem töötada selles mõttes, aga et see rahatarkus ei räägi tegelikult sellest, ta räägib pigem ju sellest, kuidas investeerida, eks ju. Mis tähendab ikkagi, mis on alati küsimus, näita mulle ühte fondi, mis on keskkonnasõbralik investeerimiseks. Et müüme Afrikasse kasutatud autosid. Jah. Ühesõnaga, siin on nii palju küsimusi veel. Sa tekitasid mulle endale uusi küsimusi praegu. Isver, pärast räägime sellest. Ma ka praegu ei jätka, muidu võtame teiste ajal. Üks käsi tõusis ja kuulame küsimust. Ma toon mikrofoni lähemale, sest siis me kuuleme ka läbi veebi ülekande. See on eelmise küsimuse jätkuks üle-eelmise küsimuse, et kas ebatervislikku huvi saab ka kontrollivusega rikkuda? Mis see oleks ebatervislik huvi, kas sa tahad tuua näite? No just need hedoonilised kõik need asjad. Ei, tegelikult ongi. Need hedoonilised väärtused ongi, need on kompensatsioonimehhanismid. Nad on tegelikult kompensatsioon selleks, et kui mult on ära võetud sisemine selline võimalus areneda selles suunas, kuhu ma võiksin areneda, kui mis mu huvi on, et nad nagu kompenseerivad, et põhimõtteliselt, kui sa oled kontrolliv, siis sa tegelikult süvendad neid, eks ju. Et kontrollivusega ei saa mitte üheski suunas, mitte kunagi kusagil midagi head teha. Ainuke olukord, kus kontrolliv käitumine on õigustatud, on siis, kui maja põleb. Et kui näiteks see maja läks põlema ja siis tuleb tuletõrje, ütleb, kõik uksevad välja, siis seal on okei olla kontrolliv. Et me ei hakka arutama siin, et kes soovib ja millal ja kas minna, ja mis järjekorras, vaid et see nagu, et ainult siis, kui on päriselt hull kriis, siis sobib see, et me ei aruta, me ei kuula mõtteid. Et siis, ja see ei ole ka kontrollivus, vaid see on ratsionaalne käitumine sellel hetkel. Aga üldiselt kontrollivusel ei ole, ma ei ole leidnud ühtegi positiivset mõju, et ta ei mõju positiivselt ka nendele halbadele asjadele. Me teame kõik väga hästi neid näiteid, kui sa üritad kelleltki näiteks mingit väärkäitumist kontrollivusega välja juurida, ta lihtsalt hakkab seda valekäitumist varjama. Suur tänu, Grete Arro, et sa täna meiega siin oled. Aitäh! Aitäh kutsumast!